Kiia, kes oli tuntud kui odavate ja kehva mainetega autode tootja, soovis 2017. aastal siseneda sakslaste mänguväljakule ja tõrjuda oma uudismudeli Stingeriga mõned head söödud Bemari 5-selt ja E-klassi Mercedeselt. Stinger ei saanud küll 5. seeria Bemari ega E-klassi Mersu päris verevaenlaseks, kuid muutus ta fenomenaalseks autoks, mida hakkasid armastama ka need, kes Kiiat kõige enam põlgasid. Paraku ei ole sellel muinasjutul õnnelikku lõppu ja tänaseks on kahjuks Stingeri tootmisjuhe seinast tõmmatud, kuid sellegipoolest esineb ta veel ühe korra naisluksuri proovisõidu saates täies hiilguses. Tere tulemast taas kord kaasa elama. Alguses oli ta saadaval 2-liitrise bensiini või 2,2-liitrise diisli ja V6 mootoriga, kuid peale 2021. aasta facelifti pühkis need väiksemad bensiini- ja diiselmootori Kiia tema kapoti alt minema ja jättis sinna vaid 3,3-liitrise 2 korda turboga ülelaetud bensiinimootorist V6, mis suutab endast välja hingata 269 kilovatti 366 hobujõudu 0-100, suudab ta sprintida kõigest 5,4 sekundiga ja kütust suudab ta tarbida tõeliselt mehiselt ehk lausa 11 või 12 liitrit 100-le. Tagaistujatel on tal jalaruumi piisavalt, kuid langevale katusejoonele mõtleb Stinger, et võiksid sa siiski mõne hea ohvri tuua. Pagasruumi joob tal 408 liitrit asju. Temal on olemas täiesti tõelised sumbutitorud, kuid paraku leiab temast võlts õhuavasid. Interiööris on olemas väga kvaliteetsed materjalid, 7-tolline analoognäidikutega näidikuplokk või 10-tolline multimeediasüsteem, juhtmevaba telefoni laadija, 64 erinevast toonist meeleoluvalgustus. Paraku puudub käigukangi valitseval manuaalne režiim, aga sellegipoolest on olemas sõidurežiimid ja kõik on vägagi lihtsasti kasutatav ja tõesti väga esmaklassiline. Katuseluuk on tal ka samuti olemas ja 360-kraadine kaamera. Teda sa saad endale veel osta ja maksma peaksid sa 53 000 eurot ja siis saad endale selle V6 mootori ja kuigi Kiia ütleb, et Stingeri hing elab edasi uutesse mudelite, tundub see ikkagi suhteliselt kehv lohutus nii vägevale autole, nagu seda on Stinger. Ja vägagi hea juhitavusega ta on ja see V6 topeltturbotatud mootor sobis talle täiesti valatult ja tõepoolest muutis selle argise ja kehva mainega Kiia palju paremaks autoks, kuid paraku ei osanud Kiia vist Stingeri teeneid vääriliselt hinnata ja mudel saadeti pensionile, kuigi selle eest muutub ta kindlasti sellegi veel enam rariteetsemaks ja veel enam hinnatumaks läbi aastate. Selline on aga Kiia Stinger, minge võtke ta ära nii kaua kuni veel saab. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.